kallid televaatajad, siin Kalamajas Kotsepuu tänaval asub lastemuuseum, kus küll eksponeerida lapsi, küll aga siia asja kõikidel lastel. Lähme vaatame. Kui vana on teie muuseum? No meie muuseum avati lastemuuseumina siin majas kuskil 1996. Aga kuidas need nukud on siia jõudnud, et kes valib need eksponaatideks või? No kõik enamus meie asju on siis inimeste annetused ja vahel arva mõne eseme oleme siis soetanud ka antiigipoest. Äkki saate siis näidata, mis on huvitavad on? Mis on kõige huvitavad nukud või kõige vanemad? No kõige vanem eksponaat, mis meil on, asub siin. Siin vitriinis on näete selline väike nahast pall, mis on üsna tähelepandamatu, aga arvatakse, et see on pärit 15. sajandist ja see on leitud Paksu Margareeta ligidalt arheoloogiliste väljakaevamiste ajal. Ja siis kõige vanem nukk, mis meil on siin ekspositsioonis hetkel näha vaid fotol. Ja see on moenukk, millega lastel üldse mängida ei lubatud ja mille peal demonstreeriti siis uuemat moodi, kuna tollal ei olnud moe ajakirju ja arvatakse, et see nukk on 250 aastat vana. Kas me saame seda ka äkki oma silmaga näha? No, täna on selline erakordne juhus, et me võtame ta korraks karbist välja. Kasutame siin karbis ja valged kindad ja selleks jah, et nii vana ja hinnalist eksponaati katsuda päris käega ei tohi. Tuleb kätte panna valged kindad. Väga peene. Ajalooline hetk. Tekitame saladuse luuri. Appi kui hirmus. Ega ta just kõige ilusam välja ei näe, aga ta on tehtud seemisnahast. See pea riietus on tal rokokoo stiilis. Millega need silmad ja kulnud on joonistud? Need on tegelikult algselt olid tikitud, aga nagu näha, siis see suu ja kõik on üsna ära kulunud. Et eks ta ole ka Kanuti ennistuskohast läbi käinud, aga näete, kuna ta on 250 aastat vana, siis kõige värskem ta välja ei näe. Ma vaatan, et siin on midagi, millega isegi mina olen mänginud. Ja ka mina näiteks. Et siin on siis pärit 70-ndatest, 80-ndatest aastatest veneaegsed mänguasjad ja juhin tähelepanu, et näiteks on meil siin ka sellised päkapikud. Keegi mäletab, seal sees oli odekolonn ja neid pidi olema 7 tükki, aga meil on kahjuks ainult 5. Et kallid inimesed, otsime. Meil on puudu ninatark ja toriseja. Aga suured tänud ekskursiooni eest ja soovin, et teil annetakse hästi palju mänguasju ja teil ei tuleks näiteks külastajatest puudust. Aitäh, tore, et tulite!